oleme nüüd siia jõudnud kellaritsu käsu peale inged ilusad kui nukud hoidvad, kaitsvad taevalukku. Kella 12 ajaks peame olema kaabelis. Tere, hea kuulaja! Mina olen Anni Sikk ja tutvustan sulle täna meie rahvakalendrist üht seika. Nimelt räägime täna hingede ajast, hingesantidest ja nende tegemistest, kommetest ja hingede aja uskumustest. Katoliiklikus kirikukalendris kehtestati 1006. aastal 2. november hingedepäeva ehk usklike surnute mälestuspäevana. Eesti rahvakalendris on hingede aeg sügisene periood. Sel ajal austati ja oodati koju surnud esivanemate hingi. Sel puhul kaeti nende kostitamiseks tuppalaud või viidi neile toitu sauna. Laua äärde kutsusid peremees ja perenaine hingi nimepidi toitu maitsma. Neil paluti kaitsta põldu ja karja. Hingede söömaaja lõpul tänati ja saadeti hinged taas ära. Kui hinged olid ära läinud, istusid teised pereliikmed lauda. No, hingede põhimõte on seesama, mis Kadrilgi. Käidi, hingede aeg hakkas varem peale kui Kadrite aeg. 1 kuu aega. Kõigepealt oli hinged käisid, siis käisid mardid ja Kadri oli kõige viimane. No hinged hakkasid kõigelt pihta, see on põhimõtteliselt inimese hing, kes on surnud juba maa pealt kadunud, hing liigub siis ikka veel ja tagant järele. Hingede oli samasugune nõudmine kui Kadridelgi. Nemad tahtsid ka ikka külast midagi saada. Niisama oli nende põhimõte. Nende laul hakkas pihta, ma vähe mäletan, ikka hinges käidi vähe, palju hinges ei käidud just. Hingede päeval oli keelatud müra tegemine, naljatamine, naermine, kisamine ja kärarikkad tööd, nagu puude lõhkumine. Samuti olid keelatud villa ja lõngaga seotud tööd. Hingede aega on viimastel sajanditel tähistatud aga erineval ajal, kas siis oktoobris või novembris. Praegu loeme hingede ajaks ikka novembrikuud, kui on juba õues pime ning vajame ehk veidi rohkem toetust üksteiselt. Hingede päev aga on igal aastal 2. novembril. Viimastel aastakümnetel on saanud tavaks 2. novembri õhtul akendel või surnuaias küünlad süüdata. Kuulame siia vahele ühe arhiivinäite hingesantide laulust, mida esitab Leena Jõnts Karksi-Nuiast. Hinged on ju siia jõudnud, hinged on ju siia jõudnud, ju. Kellaritsu käsu peale, kellaritsu käsu peale, ju. Oleme ju siia jõudnud, ju. Kellaritsu käsu peale, oleme ju siia jõudnud, ju. Kellarits kattes tõis, kus peame jälle, kattes tõis, kus peame jälle, ju. Kaabelisse sisse jõudma, kaabelisse sisse jõudma, ju. Kellarits pandurse kinni, kellarits pandurse kinni, ju.
Surm tähendas hinge jäädavat kehast lahkumist. Selle järel liikus hing kas mõnda olendisse, uuesti inimesse, looma või lindu, suundus teispoolsusesse või tegutses veel mõnda aega endise omaniku esindajana elavate keskel. See tähendab, et ta käis aga hingede ajal kodus. Hing, see vana Läänemere Soome sõna, märgib elualget inimeses, loomades ja muus looduses ning on üks olulisemaid kujutelmi rahva usundis. Hing asub kogu kehas, kuid ka üksikutes elundites, veres, juustes ja küüntes. Selliseid hinge sisaldavaid kehaosi ei jäetud kunagi laokile, et nende kaudu ei saaks keegi omanikku mõjutada või haigusi saata. Näiteks laiali loobitud või õue visatud juustega seostati peavalu. Lõigatud ja maha loobitud küüntest sai kurat või päkapikk endale nähtamatuks tegeva kübara. Hingedaja juurde kuuluvad ka hingesandid. Hingesandid ilmusid alati vaid õhtupimeduses. 19. sajandil ja 20. sajandi alguses on Mulgimaal käidud valgesse rõivastatult vaikselt või uludes, akende taga ja perest peresse. Hingesandid olid enamasti lapsed või külanoored. Ande nad ei palunud. Vastupidiselt näiteks Mardi ja Kadri santidele. Kuid neile anti peredest kaasa surnute mälestamise juurde kuuluvat toidukraami, käkke ja pähkleid. Tavapärased hingedepäeva toidud on meil rammusleemesupp, verikägid, tangupuder, kohupiim, koorimata piim ehk talupiim, õlu ja leib. Mulgi tava aga ei luba hingedele pakkuda herneid ja ube. Tänapäeval meeldib meile tihti traditsioonidele uut tähendust anda, nagu ka Oopuse laul hingesantidest.
hingede ajal hoidke kodud puhtad ja vaiksed. Müra tekitavat tööd lükake heaga edasi ning õhtuti ei tasu sootuks töötada. Neil õhtuil on sobiv mõistatada mõistatusi ja jutustada lugusid. Siia lõppu jätangi sulle mõistatuse mõistatamiseks. Ei ole kuulda ega näha, aga arvab asjad ja toimetab tööd. Vastuse saad teada juba järgmises saates. Kuulmiseni! ei oska rohkem, ei tea.